on meil erinevad töötoad, kokku 14 erinevat töötuba ja iga noor saab osaleda 3 töötoas. Töötoad on hästi erinevatest valdkondadest, on energeetika, elektritöötubasid, on automaatika, pneumaatika töötubasid, on 3D printimist, on droonisimulatsiooni, ühes töötoas noored panevad kokku bioonilise kala, ehitavad kõige kõrgemaid torne, panevad kokku erinevaid skeeme stendidel, et selles mõttes see töötubade valik on päris mitmekesine ja ma usun, et iga noor leidis enda jaoks mõne põneva töötoa nendest, et kus käed külge lüüa ja proovida. Töötuba lisaks oli veel ka õpetajatele, et kui me koolis sageli oleme harjunud, et õpilased pannakse teinekord natuke ebamugavasse olukorda, et proovi midagi uut, et katseta ja tehke koos, eks ju, siis täna oli see olukord, kus võib-olla õpetajatel oli kohati natukene ebamugav, kui eriti nendel, kes ei ole varem kokku puutunud robootikaga ja täna nad pidid kokku siis panema sumorobotid ja nendega ka võistlema, et tegid väiksed grupid ja see oli väga meeleolukas. 3D printimine on niisugune tänapäeva arenev tehnika, nii et meie kasutame õppetöös seda päris palju. Täna oleme siis Kehtna põhikoolis ja meil on siin inseneripäev. Ja siin teeme siis inseneeriapäevaga raames drooni simulatsiooni töötuba. Ehk siis, et kuna droonid on tänases olukorras suhteliselt aktuaalne teema, siis õpetame plaanis 5 õppekavades siis drooni ehitust, droonide juhtimist ja kõike seda. Mina tulin täna Kehtna kooli, et näidata õpetajatele, kuidas võimalikult hästi tutvustada kõikidele vanuseklassidele robootikat. Robootika seisneb erinevate leiutiste loomises. Täna me teeme siin koolis siis bioonilist kala. See on niisugune, ütleme, nagu robootika projekt, et õpilased saavad nagu ise niisuguse kala ehitada kokku. Küll täna nagu vette otseselt ei saa panna, aga valmis kala, mis nad ehitavad, saab tegelikult nagu vette panna ja siis niimoodi ujuks ilusti.